Jah, see video, mis vahepeal käis, siis ka kuvas selle ehitusprotsessi ette, seal käis kokkuvõttes see video vist 3 minutit. Päris elu saada natukene pikka. Et 3 minutiga ta päris valmis ei saa, aga ta oli muljetavalt kiire see protsess tegelikult. Et kui me räägime circa 200 ruutmeetrisest majast, siis ehitusaega oli kuskil 6 kuud. Ja jällegi, tihtipeale on ka see 6 kuud inimeste jaoks esmaselt tundub nagu pikk aeg, aga kui me mõtleme nüüd selle peale, see on koos siseviimistlusega. Kui me räägime vundamendi ehitamisest, kui me räägime välistrasside ühendamisest, kui me räägime siseviimistlusest, et siis see 6 kuud tegelikult ei ole sugugi pikk aeg, ja see jäi ka sellisesse perioodi, kus meil oli väga terav selline materjalide defitsiit. Et see protsess käib ikkagi päris kiiresti, kui ta on hästi planeeritud ja kui on professionaalsed ehitajad seal. Ehk siis 6 kuuga võiks arvestada sellise keskmise maja puhul ehitusajaks. Aga selle maja puhul võib-olla ka seda ehitusaega vähendas nagu see, et ta oli väga see ehitus tehniliselt nagu lihtne, et mingite viilkatuste ja vintskappide ja muude keerulistemate selliste kujunduselementide ehitamine võtab rohkem aega kui piltlikult öeldes kasti kokkupanek. Tõsi jah, et selles mõttes ta oli, katus on üleüldse, kui me räägime jällegi ehitusajast, siis katuse ehitamine on hästi selline ajakulukas protsess üldjuhul, kui see katus on keerukalt planeeritud. Et tolle maja puhul tõepoolest oli suhteliselt lihtsa kujuga katus, mis siis ka hästi kiiresti valmis. Teistpidi jälle ütleme niimoodi, et see ehitusaeg, eelne periood, et kuna see maja on tegelikult sopiline, võib-olla on, võib-olla võibki öelda sopiline, et ta on väga selline mitmekesine, eks see sisehoov või terrass ja palju nurkasid, et see jälle aeglustab kindlasti ehitusaega. Ja konstruktiivse projekti valmimisele tõesti selle suurema nagu sellise pinge või siis sellised suuremad nõudmised. Ja projektlahendus tuli väga korralikult läbi mõelda. See võttis oma aja, loomulikult see planeerimise ja projekteerimise protsess on veel täiesti eraldi, mida võib-olla Liis tutvustab siis. Aga ehituslikus seisukohast tõepoolest õige viide, et seal on, maja on üsna sopiline ja selles mõttes see ajaline pool ei ole kõige ütleme kiirem. Et kui me räägime sellisest lihtsast ristkülikukulisest ja ruudukulisest majast, siis seda ehitab üldjuhul kiiremini tegelikult. Ja vaatamata sellele see maja läks väga kiiresti kokkuvõttes.